Aili Kiin on tõepoolest olnud ja on pühendunud õpetaja, et ta on teinud oma õpilaste heaks kõik, mis tema võimuses. Ta on juhendanud, õpetanud, tegelenud õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamisega, igasugusteks loomekonkurssideks ettevalmistamisega, tegelenud luuleteatriga, kirjandusringidega ja ta tõepoolest ei ole säästnud oma aega ja energiat, et see on imetlusväärne. Ta alati hoidis kõiki, talle läks kõigi käekäik korda, ta andis väga palju tagasisidet kõigile ja ta julgustas kõiki tegema seda, mis neid huvitab. Mulle meeldib õpetamise juures kõige rohkem tegelikult loomingulisus, loovus, et see oleks klassis olemas. Ja üks asi, mida ma hindasin arvestuste koostamisel, et need ei oleks need arvestustööd ainult faktikontrollid, et õpilaste teadmiste kontroll faktide kaupa, see on ühest küljest päris kerge, kui pea töötab ja õpilane omandab faktid kiiresti ja unustab sama kiiresti, aga mõtlesin, kuidas tema suudaks tõlgendada üht või teist teost kaasaja aspektist. Näiteks Hamleti kohta lasksin teha niisuguse filmikatkendi või näidendi, et mida oleks Hamletil öelda nüüd meie aja noortele. Aga muidugi iga päev ei jõua neid teha, on ka täiesti lihtsaid ja trillitunde ka olnud. Ja tema panus eesti keele ja kirjanduse mõtestamisse, metoodika mõtestamisse on kindlasti ka tema koostatud õpikutes, õpperaamatutes, mida ta on kaasautorsuses teinud teiste teadlastega ja teiste õpetajatega, et neid brošüüre, õpperaamatuid on päris mitu. Mind on ta inspireerinud ikkagi ka enne kõike sellise sügava humanitaarhuviga, et ma kindlasti tulin Tartu Ülikooli eesti keelt ja kirjandust õppima tänu temale, et tänu tema eeskujule. Ma läksin tänu temale õppima eesti keelt ja tema on ka suuresti põhjus, miks ma olen täna siin Viljandi gümnaasiumis, et veel enne, kui ma siia kandideerisin, siis oli Aili see inimene, kellele ma kirjutasin ja tema käest küsisin, kas ma üldse sobiksin õpetajaks. Ja tema vastus muidugi oli see, et loomulikult sobid, kindlasti kandideeri. Kindlasti ma soovitan koostööd õpilastega. Nad on siiski mitte ainult need, kellele õpetaja vaatab kaugelt otsa, vaid see ongi see koostöö. Ja kui õpetajaga läbi saadakse ja rõõmu tuntakse koos, siis kõik uurimistööd, kõik lavastused ja ettevõtmised ka õnnestuvad ja katsetada, kaotada ei ole midagi, ainult võita. Kui ma nüüd ise klassi ees olen, siis ma üritan alati meeles hoida selle, kui rahulik ja rõõmus Aili alati meiega oli ja ma üritan seda ka enda õpilastele üle kanda.